Aga nüüd teeme piiblid lahti ja vaatame esimest Moosese raamatut. Esimest Moosese raamatut. See on alguste raamat. Veel siis loeme sellest Iisraeli riigi algusest. Oleme siis peatükis 29 seal lõpupoole. Ootamist väärt on tänane jutlus. Ootamisväärt. Kohe tuleb meelde, kui loeme tänase teksti ja mõtleme selle ootamise peale, on üks, või oli, ma arvan, et on nüüd surnud, tubli naine Elizabeth Elliot. Ja tema on kuulus peamiselt sellepärast, et mis juhtus tema mehega. Kui te teate seda lugu, siis 5 missionäri peret läksid džunglisse Lõuna-Ameerikasse, et päris maalastele evangeeliumit jagama. Aga kui nad võtsid need esimesed kontaktid selle päris maalaste nagu rahvaga, et kõik need mehed said surma. Sest see rahvas oli päris vägivaldne rahvas. Ja siis paljud teised läksid Jumala sõna kuulutama teistele inimestele just sellepärast, et see oli nii inspireeriv lugu nendest meestest. Aga üks nendest oli Jim Elliot. Jim Elliot suri siis, aga tema naine elas edasi, Elizabeth. Ja tema kirjutasid paljud raamatuid. Ja üks raamat, mida ta kirjutas, Passion and Purity, võib-olla tõlgitud oleks iha ja puhtus. Siis terve see raamat tegeles selle teemaga, et olla seksuaalselt nagu puhas inimene. Et sa ootad kuni abielu ja nii edasi. Ja siis selles raamatus oli nii huvitav, sest ta jagas väga palju sellest ajast, kus Elizabeth ja Jim, nemad käisid koos, kui nad said tuttavaks ja lõpuks abielusid. Ja ta andis nagu tunnistuse, et me tahtsime kõike nagu Jumala austada. Ja seda nad tegid. Nad koos ei maganud ega midagi sellist. Ja siis raamatu lõpus ta räägib sellest pulmapäevast ja sellest õhtust, kus ta istus koos Jimiga restoranis, hotellirestoranis, kus nad veetsid seda esimest ööd. Ja siis ta küsib küsimust. Nüüd, te vist tahate teada, kas oli ootamisväärt? Ja siis ta vastas kohe, jah, oli ootamisväärt. Et siis ta kirjutas nagu, et noored, olge siis nagu puhtad, hoi ennast nagu puhtana abieluni, see on ootamist väärt. Iga Jumala õnnistus ongi ootamist väärt ja tänasest tekstist me vaatame, keskendume 2 naisele. Üks tahtis kõige rohkem elus lapsi saada, sest see oli puudu. Teine tahtis hoopis armastust. Ja need mõlemad pidid pikka aega ootama neid asju. Kuidas siis kristlane ootab midagi? Vaatame siis ootamise õppetunde Raheli ja Lea elust. Need olid Jaakobi naised. Praegu vaatame siis ootamise õppetunde Lealt. Lea oli see, kes sai endale palju lapsi. Selles ei olnud mingit probleemi. Aga mida ta tahtis, oli armastust. See oli puudu. Sest Jaakob oli võtnud endale 2 naist
mis ei ole kunagi olnud Jumala tahtmine. Aga seda ta tegi. Esimene siis õppetund Lealt on see, et olgu usk sinu kindel alus, kui sa ootad. Loeme siis salmid 31 kuni 35. Ent kui Isand nägi, et Lea hüljati, siis ta avas tema üsa. Rahel aga oli viljatu. Ja Lea jäi lapse ootele ja tõi poja ilmale ning pani temale nimeks Ruuben, sest ütles, Isand on mu alandust näinud. Küllap mu mees hakkab nüüd mind armastama. No, lõpetame siis seal praegu. Ja esimene laps, kes sündis Leale, oli Ruuben. Ja nüüd me näeme selles tekstis, et iga lapse nimi on nagu tähendusrikas. Ja see ema, kes paneb nime lapsele, see tähendas midagi. Mida siis Ruuben tähendab? No, Lea siis seletab kohe meile, et Isand on mu alandust näinud. Ruuben, hebra keeles, kui sa loed neid sõnu, alandust näinud, hebra keeles sa oled nagu öelnud Ruubeni nimi kohe, sest tema nimi tähendabki, et Jumal on mu alandust näinud. See on Ruuben. Mida Isand nägi? Isand nägi, et Jaakobil oli 2 naist. Seda Rahelit Jaakob väga armastas teda. Aga Lea ta kunagi ei tahtnud teda. Laaban pettis teda ja sellepärast ta sai Lea naiseks. Aga tegelikult ta ei tahtnud. Ta tahtis vaid seda Rahelit. Aga Isand nägi, et Lea ei olnud armastatud ja ta andis Leale lapsi. Ja siis ta ütleb, et Isand on näinud minu alandust. Ta on näinud seda. Ja Isand tahtis nagu teda kuidagi teistmoodi või õnnistada, andis talle lapsi, aga Rahelile mitte. See on umbes nii nagu, kui mäletati, kui Isand ingel ilmus Haagarile, kes oli Saara teenija seal kõrbes üksi. Ta päästis teda, näitas talle seda vett ja ta nimetas selle kaevuks Beer Lahai Roi, et tähendab, et sina, elav Jumal, näed mind. Ja siis nüüd Lea ütleb, et minu lapse nimi on Ruuben, sest Jumal on mind näinud ka, näinud minu alandust. Ja siis veel ta arvas, et nüüd Jaakob hakkab mind armastama, sest ma olen andnud talle poja. Ja sõna armastama hebra keeles on ka nagu Ruubeniga sarnane. Natuke mitte täpselt, aga sarnane. Ta lootis kõige rohkem armastust, aga ta veel ei saanud. Ja siis ta sai veel teise lapse, 33, ja ta jäi taas lapse ootele ja tõi poja ilmale ning ütles, Issand on kuulnud, et mind hüljati. Seepärast on ta mulle ka selle andnud. Ja ta pani temale nimeks Simeon. Teine laps on Simeon. Isand annab talle veel kord lapse. Aga Rahelile, keda Jaakob väga armastab, ta ei anna talle lapsi praegu. Mida Simeon tähendab? Hästi sarnane, kui Ruuben on, et Jumal on näinud minu alandust, Simeon tähendab, et Jumal on mind kuulnud. Mäletate nimi Ismael. Ismael tähendab ka, nagu, et Jumal kuulab. Ja Simeon on hästi sarnane. See S ja M tähed hebra keeles, see ongi see sõna, et ta kuulab või kuuleb midagi. Need kaashäälekud võivad igat moodi olla.
Siis enam-vähem sama sõna, Simeon, tähendab ka, et issand on kuulnud, et mind hüljati. Ja siis veel üks laps, Leevi, 34. Ja tema jäi taas lapse ootele ja tõi poja Jumala ning ütles, nüüd viimaks mu mees kindub minusse, sest ma olen temale 3 poega ilmale toonud. Seepärast pandi sellele nimeks Leevi. Leevi on peidetud selles sõnas kiindub. Mu mees kiindub minusse. Ta tahtis, et ta hakkaks nagu meeldima Jaakobile. Ja ta on teinud temaga lapsi, aga ta eriti teda ei armasta. Ta tahaks pigem olla koos Raheliga. Aga ta teda veel ei armasta. Aga siin me näeme Lea usku, et kogu see aeg, kus teda ei ole armastatud, ta annab tunnistuse, et jah, mul ei ole seda armastust veel, aga Jumal näeb, Jumal kuuleb, ehk ta on palvetanud temale, Jumal on kuulnud, ta on andnud talle lapsi, lootes, et nüüd ta hakkab meeldima Jaakobile. Aga veel ei ole. No kogu see tänane tekst tuletab mulle meelde, et õpetussõnade raamatus 13.12 pikk ootus teeb südame haigeks, aga täide läinud igatsus on elupuu. Praegu kehtib vaid see Piiblisalmi algus, et pikk ootus teeb südame haigeks. Lea ootab, tahab, et mu mees lihtsalt armastaks mind. Ma tean, et ta armastab minu õde, aga mind ta ei armasta. Aga Jumal kuuleb, Jumal näeb, Jumal ikka hoiab mind vahepeal. Ja siis veel, olgu su usk sinu kindel alus, aga teiseks ta õpetab meile, et kiida isandat, kui sa vastust ootad. Kiida teda vahepeal. Nüüd järgmine laps, kes tuleb, 35, ja tema jäi taas lapse ootele ja tõi poja ilmale ning ütles, nüüd ma kiidan isandat, seepärast ta pani temale nimeks Juuda. Siis ta lahkas sünnitamast. Juuda tähendab kiitust. Siis viimaks ta ütles, et jah, Leevi oli see, et ma lootsin, et Jaakob armastab mind, ta ei armasta mind. Järgmine laps on Juuda. Ma kiidan isandat. Las tulle hea või halb, ma kiidan isandat. Ma olen otsustanud. Ma usun temasse. Ta näeb, mis minuga juhtub. Ta kuulab mu palveid. Ta ei ole veel vastanud, aga ma kiidan teda. Sa pead ise nagu otsustama, et kui sinu südame soovi ei ole veel täidetud, kas sa siis jätad Jumala maha? Lea otsustas, et järgmine laps on Juuda, tähendab kiitust Jumalale. Ma ikka kiidan teda, sest ta on hea, sest ta on armuline. Ja ta ei ole veel andnud seda, mida ma kõige rohkem igatsen, aga ma kiidan teda. Ootamise ajal saad Jumalat kiita. See oli Juuda. Ja nüüd järgmine, ära mängi maailma reeglite järgi. Oleme Lea usku näinud väga selgelt möödunud salmides. Aga nüüd kahjuks ta teeb midagi, mida ta ei oleks tohtinud teha. Ma hüppan natuke edasi. Vaatame siis salme 9. Nüüd ma kiiresti seletan, et vahepeal, kuna Rahel ei saanud lapse, siis ta andis oma teenija Jaakobile ja ta tegi selle teenijaga
2 last nagu Raheli nimel. Lea nägi seda ja et ta enam ei sünnita praegu, sest mõtles, et ma saan ka teha ja andis ka oma teenija Jaakobile. Siis tuleme tagasi pärast Rahelile, aga praegu vaata, mida Lea tegi. Salm 9. Kui Lea nägi, et ta oli lakanud sünnitamast, siis ta võttis oma teenija Silpa ja andis selle Jaakobile naiseks. Ja Silpa, Lea teenija, tõi Jaakobile poja ilmale ning Lea ütles õnneks ja ta pani temale nimeks Gad. Lea otseses mõttes nagu konkureerib Raheliga, andes ka oma teenija Jaakobile. Et millegipärast mõnda aega Lea ei saanud enam lapsi. Piibli tekst ei ütle kohe, milles oli asi. Kas ta ise füüsiliselt ei saanud enam, oli ajutiselt selline viljatu, nagu Rahel oli, või teine võimalus lihtsalt sellepärast, et Jaakob ei olnud enam üldse Least huvitatud. Et oli kogu aeg Raheliga. Me ei tea, aga me teame, et Lea tahtis seda armastust Jaakobilt, aga ei saanud veel. Mõtles, et ma pean midagi tegema, Rahel on andnud oma teenija ja nüüd tema saab lapsi niimoodi. Mida ma teen? Ma annan siis oma teenija ka Jaakobile. Siis ma võin edasi võidelda ja loodan, et võidan oma mehe südame. Ja siis esimene lapse nimi Gad tähendab õnneks või õnne. Ja siis teine on Aaser. Salm 12. Ja Silpa, Lea teenija, tõi Jaakobile teise poja ilmale ning Lea ütles, ma olen õnnelik. Tõesti, naised kiidavad mind õnnelikuks ja ta pani temale nimeks Aaser. Aaser tähendab õnnelik. Gad on õnneks, Aaser õnnelik. Et tõesti naised siis kiidavad mind õnnelikuks, ta ütles. Et nendes nimedes ei ole nii selge näha Lea usku. Ei ole nii selge näha. Ta ütles, et mul on hea meel, mul on rõõm, ma olen õnnelik, et ma saan veel lapsi enda nimel. Aga ta on nüüd maailma reeglite järgi hakanud võitlema. Ja siis tema usk sai nõrgaks vahepeal. Aga siis järgmine õppetund Lealt on see, et anna Jumalale au, kui sa saad palve vastuse kätte. Nüüd jälle Lea laste nimed peegeldavad tema usku või näitavad tema usku. Ja esimene Isaskar. Ma loen siis Salm 14 ja edasi. Siin on huvitav lugu. Kord läks Ruuben nisu lõikuse ajal ja leidis väljalt lemmemarju ja tõi neid oma emale Leale. Ja Rahel ütles Leale, anna ka minule oma poja lemmemarju. Aga ta vastas temale, kas on veel vähe, et sa võtsid mu mehe? Nüüd tahad sa ka mu poja lemmemarjad ära võtta? Siis ütles Rahel, vastutasuks magagu ta täna öösel sinu juures su poja lemmemarjade eest. Nüüd, mis toimub ja mis on need lemmemarjad? Miks need nii tähtsad on? Ilmselt usuti sel ajal, et sellised marjad aitavad inimesi ja lapsi saada. Ja Ruuben, kes oli Lea esimene poeg, ta leidis neid
ma ei tea, kas oli mingi 5-aastane umbes. Ta leidis neid ja andis oma emele, sest kindlasti Lea tahtis rohkem lapsi saada, sellepärast, et Jaakobile meeldida rohkem. Aga Rahel, tema õde, nägi seda, ütles, anna neid mulle. Sest tegelikult tema oli see, kes oli viljatu. Ei saanud lapsi endale. Ja nüüd me näeme natuke need õdede suhet oma vahel. Lea vastab päris teravalt, et kas ei aita sellest, et sa oled mu mehe ära võtnud, nüüd sa tahad neid lemmemarjad ka. Aga siis nad leppisid kokku. Rahel ütles, siis teeme nii, kui ei taha anda, siis nende eest sina saad olla Jaakobiga sel ööl, kui sa annad mulle. Ja siis mis juhtus oli see, et Rahel sai neid. Lea loobus nendes, et olla üks öö oma mehega. Sest mida ta tahtis? Ta tahtis armastust. Ja me ei tea, võimalik, et ta ei olnud pikka aega olnud Jaakobiga. Ta tahtis armastust. Ja siis ma loen järgmist salmi 16. Kui Jaakob tuli õhtul väljad, siis läks Lea temale vastu ja ütles, sa pead minu juurde hitma, sest ma olen sind tinginud tasu eest oma poja lemmemarjade eest. Ja tema magas sellel ta juures. Ja Jumal kuulis Lead ja Lea jäi lapse ootele ja tõi Jaakobile 5. poja ilmale. Ja Lea ütles, Jumal tasus mulle, et ma andsin oma teenija oma mehele ja ta pani temale nimeks Isaskar. Ja nüüd lõpuks Isaskar. 5. laps Leale. Mida see tähendab? Isaskar tähendab, et minu tasu või töötasu, et selle tasu eest, nende lemmemarjade eest, ta sai olla Jaakobiga. Ja siis veel ta seletab, et Jumal tasus mulle. Jälle me näeme Lea usku Jumalas. Ta teab, et Jumal on see, kes annab neid lapsi. Huvitav, et Rahel oli see, kes sai neid lemmemarjadest, tema pidi rasedaks jääma. Aga ei, ta jäi edasi viljatuks nendega. Aga ilma nendeta Lea sünnitas 5. last. Siis ta teadis, et need lapsed tegelikult tulevad Jumalalt. Jumal on see, kes õnnistab ja annab neid. Inimesed võivad teha ükskõik, mida nad arvad, aga Jumal on see, kes õnnistab lastega. See oli minu tasu. Mille eest oli see tasu, ta ütles? Ütles, et sellepärast, et Jumal tasus mulle, et ma andsin oma teenija oma mehele. Sellepärast, et ta andis oma teenija oma mehele. Siin on üks väike vihje, et kui raske see võis olla Leale, et anda Jaakobile teist naist. Tegelikult Lea tahtis Jaakobit. Ta juba on Raheliga ja tema teenijaga ja nüüd ta andis veel teise naise oma mehele. Aga ta tahtis oma enda meest endale saada. Ja see vist oli raske. Aga ta arvas, et ta pidi seda tegema, et edasi võidelda. Aga Jumal andis nüüd talle lapse. Sellepärast, et tal on väga raske olnud. Ja see laps tuli Jumalalt. Ja siis tuli kohe järgmine Sebulon, kus me oleme salm 19. Ja Lea jäi taas lapse ootele ja tõi Jaakobile 6. poja ilmale. Ja Lea ütles, Jumal valmistas mulle ilusa kingituse.
nüüd mu mees hakkab mind sallima, sest ma olen temale 6 poega ilmale toonud. Ja ta pani temale nimeks Sebulon. No ilmselt Lea ei olnud Jaakobiga ainult see üks öö, vaid vähemalt üks kord veel. Ja ta ütleb, et nüüd mu mees hakkab mind sallima. See sõna sallima, see on see sõna Sebulon hebra keeles. Võib tõlkida ka, et ta hakkab mind armastama. Seda sama sõna. Kas see annab meile teada, et nüüd on asjad korras Lea ja Jaakobi vahel? See on võimalik. Ma ei saa täpselt öelda, aga see on võimalik, et lõpuks Jaakob on hakanud teda armastama. Vähemalt on see tema lootus, aga võimalik, et see oli tegelikkus ka. Nüüd mu mees hakkab mind sallima, sest ma olen temale 6 poega ilmale andnud. Ütles, et Jumal valmistas mulle ilusa kingituse. No, iga väike laps on ilus kingitus, eks ole. Ja jälle ta kinnitab, et need lapsed tulevad Jumalalt. Ta andis Jumalale au, kui ta sai lõpuks palve vastuse kätte. Et seda armastust. Aga nüüd vaatame ka Rahelit. Rahel annab meile ka õpetusi. Ootamised, õpetunnid Rahelit. Tema tahtis muidugi kõige rohkem lapsi. Tal oli see armastus olemas, täitsa olemas. Jaakobi lemmik, aga lapsi ei olnud. Seda ta kõige rohkem tahtis. No, vaatame siis salmid 1 ja 2. Kui Rahel nägi, see oli sellepärast peale seda, kui Lea oli 4 lapse ilmale toonud. Kui Rahel nägi, et ta ei toonud Jaakobile lapsi ilmale, siis Rahel kadestas oma õde ja ütles Jaakobile, muretse mulle lapsi, muidu ma suren. Aga Jaakobi viha süttis põlema Raheli vastu ja ta küsis, kas mina olen Jumala asemik, kes sulle iluvilja keelab? Esimene õppetund Rahelit on see, et ära ründa teisi. Kui sul on raske, kui sul midagi ei ole, kui sinu südame soovi ei ole täidetud, ära keera, ära vaata teist inimest ja ära ründa teda sellepärast, et sul midagi ei ole. Aga Rahel süüdistas Jaakobit. No sinu pärast. Sina pead selle nagu parandama. Aga nagu juba ilmselge oli see, et Jaakobis ei olnud see viljakuse probleem. Et Leaga ta tegi juba 4 last. Rahel oli see, kes oli viljatu, kes ei saanud lapsi. Ja Jaakob natuke, ma ei tea, vihaselt vastas, et kas mina olen Jumala asemik. Jumal on see. Sa pead Jumalaga rääkima, mitte mina ei ole Jumal, ma ei saa sellist asja teha. Ja siis järgmine õppetund, ära Jumala seadust rikku. Mäletate, et Rahel oli see esimesena, kes andis oma teenija Jaakobile. Loen alates 3. salmist ja Rahel vastas, vaata, seal on mu orjatal Billa, heida tema juurde, et ta sünnitaks lapsi mu põlvede peale ja minagi saaksin nõnda temalt järglasi. Mida ta teeb? No ta teeb just nagu Saara tegi Abrahamiga. Kui Saara ei saanud seda poega last, siis ta andis Abrahamile oma teenija Haagari. Ja Abraham tegi temaga last, aga see ei olnud
Jumala tahtmine. Ja Jumal ei võtnud seda last vastu, et oleks see tõotuse laps. Aga Rahel nüüd kasutab ära selle võimaluse nende kultuuris, et võib sellist asja teha. Ja nüüd 4. salm. Ja ta andis temale naiseks oma teenija Bilha ning Jaakob heitis selle juurde. Ja Bilha jäi lapse ootele ning tõi Jaakobile ilmale poja. Siis ütles Rahel, Jumal tegi mulle õigust. Ta kuulis ka mu häält ja andis mulle poja. Seepärast ta pani temale nimeks Daan. Nüüd, Daan tähendab õigust. Ta tegi mulle õigust. Sõna Daan on sama kui kohtumõistmine. Et Jumal on kohut mõistnud ja on andnud talle lapse. Aga muidugi ta sai selle lapse nagu valel viisil. Ta oli meeleheitlik, et leia muud kui sünnitab Jaakobile ja ma ei anna talle mitte ühtegi last, ma annan talle oma teenija Bilha. Ja see toimis, tegi lapse. Daan oli tema laps tegelikult, Raheli laps. Ja tema nimi tähendab, et Jumal on õigesti kohut mõistnud tema üle. Et see nimi, muidu ta annab nagu Jumalale au selles mõttes, et jah, Jumal on kohut mõistnud. Aga ta teeb kõike seda, et otseselt Leaga nagu konkureerida ja võidelda. Ja siis mainin kiiresti ära, et salm 21. Leale sündis Diina, viimane laps, ja see oli tütarlaps. Ja Diina on sama nimi kui Daan tegelikult. Hebra keeles mäletate, need kaashäälikud on need, mis loevad. D ja N. Need täishäälikud võivad nagu igat moodi olla. Daan, Diina, see on sama, et Jumal on nagu kohut mõistnud. Ära Jumala seadust rikka või riku. Ja nüüd veel üks on see, et võitle seda õiget võistlust. Salm 7 ja 8. Ja Bilha, Raheli teenija, jäi taas lapse ootele ning tõi Jaakobile teise poja ilmale. Siis ütles Rahel, ma olen oma õega võidelnud Jumala võitlust ja olen võitnud. Ja ta pani temale nimeks Naftali. No, Naftali, mida see võiks tähendada? Võidelnud. Ma olen võidelnud, see on Naftali. Kellega ta on võidelnud? Ütles oma õega. Ja kindlasti, see on ilmselge, võitleb oma õega. Et ma lapsi ei saa. Ma ei taha, et ta hakkaks rohkem Jaakobile meeldima selle pärast, et siis ma saan lapsi Bilha läbi nagu kaudu. Naftali. Ma olen võitnud. Olen võidelnud pigemini. Ja ta ütles, et ma olen võidelnud Jumala võitlust. Jumala võitlust. Siin on ka huvitav. Ta on võidelnud Leaga, õega, ja see on Jumala võitlust. See võib vihjata sellele, et ta on võidelnud ka Jumalaga. Jumal on see, kes ei anna talle lapsi. No siis ma kuidagi saan lapsi. Ma tean, kuidas. Annan oma teenija Jaakobile ja ta saigi kohe 2 last. Olen võidelnud selle Jumala võitlust ja võitnud Naftali. Aga ta ei võitle seda õiget võistlust.
me ei tohi, kui see südame soov ei täitu, siis ei tohi võidelda teistega sinu ümber. Et ma pean vähemalt nii tubli olema kui see teine või ma pean kuidagi paremini olema kui see teine. Või Jumala võitlus selles mõttes, et kui Jumal ei vasta ja ei vasta kohe, siis ma leian ise, kuidas ma saan selle endale, mida ma tahan kõige rohkem. Ja see ei pruugi olla nagu vale asi, mida sa tahad. No, lapsed on Jumala õnnistused, et kui sa tahad last endale, see on hea asi. Aga kuidas ta sai? No sellest ta eksis. See oli Naftali. Ja nüüd lõpuks oota ära Jumala vastust. Oota ära. Psalm 22, sest see pikk lõik seal tegeles Leaga ja nüüd lõpuks Rahel meie teksti lõpus saab lapse. Aga Jumal mõtles Rahelile ja Jumal kuulis teda ning avas tema üsa. Ja ta jäi lapse ootele ja tõi poja ilmale ning ütles, Jumal võttis ära mu teotuse. Ja ta pani temale nimeks Joosep, öeldes, annaks Issand mulle lisaks veel teisigi poja. See peatükk siis lõpeb umbes niimoodi, et asjad on lahendatud. Et on võimalik, et Jaakob hakkas Lead ka armastama ja kindlasti me teame, et Rahel lõpuks sai endale oma lapse, kes oli nagu päriselt tema laps. Ja tema nimi on Joosep. No see tänane viimane nimi, Joosep, mida see võiks hebra keeles tähendada? No siin on 2 tähendust kohe ja Rahel kasutab mõlemad ära. Mida ta ütleb? Kõigepealt Jumal võttis ära mu teotuse. Joosep tähendab midagi ära võtta. Jumal võttis ära. Võttis ära teotuse. Ja siis ta ütleb, et annaks Issand mulle lisaks veel teisigi poja. Huvitav, et Joosep võib tähendada ära võtta või nagu lisaks anda. Ära võtta või nagu juurde anda. Joosep millegipärast nagu kontekst ütleb sulle, milline see on, võtab ära, annab juurde. Jumal on ära võtnud minu teotuse, sest jah, kindlasti on tänapäeval nagu naised, kes tahavad lapsi, aga kuidagi ei saa. Aga on ka inimesed tänapäeval, kes otsustavad, et ma ei soovi lapsi. Aga vanasti piibli ajal kõik tahtsid lapsi saada. Absoluutselt kõik tahtsid. Ja kui sa ei saanud, kui sa olid viljatu, siis oli see nagu Jumala needus. Kõik said sellest aru, et see on mingisugune needus. Et siis Joosepi nimi sellel on topelt tähendust. Ja siis usus ta ütles, et äkki Jumal annab mulle juurde veel ühe lapse. See oli ikka veel tema südame soov. Ja me teame, kui loome ette, et Jumal andis veel ühe lapse. Lõpuks Rahel õppis ära, kuidas oodata Jumala vastust. Kas oli ootamist väärt? Kui sa oleks näinud Rahel oma väikese Joosepiga süles, siis sa oleks aru saanud, et see oli ootamist väärt. See oli ootamist väärt. Mida sina ootad
mida sa ihaldad? Kas sa tead, kuidas oodata? Täna oli 2 naist, üks ootas kõige rohkem armastust, teine nagu kangesti tahtis lapsi saada. Ja nad õpetavad meile, kuidas oodata, kuidas võidelda seda õiget võitlust. Ja kas oli ootamisväärt? No, võite lugeda seda Elizabeth Ellioti raamatut ja selles raamatus tema tunnistab, et kui sa ootad Jumala ära, siis on see ootamisväärt. Siis ootame Jumala ära.